Tere tulemast uude galaktilisse aastaringi. 26. juuli 2026. aastal algab maiade kalendri järgi punase galaktilise kuu aasta, mis kestab kuni 25. juulini 2027. aastal. See uus aastaring kannab endas puhastumise, sisemise mäletamise, muutumise ja kooskõla energiat. Punane kuu kutsub meid taastama ühendust iseenda tõelise olemusega. Ta aitab märgata, mis meie sees on valmis vabanema ning millel on aeg taas liikuma hakata. See võib olla aasta, mil pinnale tõusevad vanad tunded, mälestused, küsimused ja sügavamad taipamised. Mitte selleks, et meid koormata, vaid selleks, et saaksime oma sisemist ruumi puhastada ja teha ruumi uuele. Galaktiline toon lisab sellele aastale aususe, sisemise terviklikkuse ja harmoonilise resonantsi teema. See on aasta, mis küsib, kes ma olen oma rollide, harjumuste ja vanade lugude taga, millest olen valmis lahti laskma ja kuidas saan elada rohkem kooskõlas oma südame ja tõelise sisemise teadmisega. Punane kuu on selle aasta keskne energia. Ta sümboliseerib ärganud teadlikkust, puhastumist, voolamist ja sisemist mäletamist. See ei tähenda ainult mineviku meenutamist, pigem tähendab see äratundmist, vaikset sisemist teadmist sellest, kes sa päriselt oled ja mis on sinu olemuse sügavam tõde. Punase kuu energia kaudu võivad sinuni jõuda märgid ja sõnumid unenägude, muusika, värvide, looduse, loovuse või ootamatute sisemiste taipamiste kaudu. Sel aastal võib olla oluline peatuda ja kuulata. Märgata, millised sõnumid sind ümbritsevad. Märgata, kus elu püüab sind juhatada ja märgata ka seda, mis tahab sinu seest välja voolata. Mõni vana emotsioon, mõni pooleli jäänud teema või mõni juba tuttav elumuster võib taas pinnale kerkida. Aga nüüd on sul võimalus vaadata sellele otsa uue teadlikkusega. Punase kuu energia ei sunni, ta voolab, ta pehmendab, ta puhastab ja ta tuletab meelde, et kui lubad elul enda kaudu liikuda, hakkab ka sinu sisemine jõgi taas voolama. Selle aasta kõrgem teejuht on punane taevarändur. Punane taevarändur kutsub meid väljuma tuttavast ja avastama suuremat ruumi nii enda sees kui ka enda ümber. See energia räägib sisemisest ja välimisest rännakust. Mõnikord tähendab see päris uusi kogemusi, uusi valikuid, uusi teid või avardavaid kohtumisi. Mõnikord tähendab see aga hoopis julgust siseneda sügavamale oma sisemaailma. Punane taevarändur tuletab meelde, et vaimsus ei ole midagi, mis peaks jääma ainult meditatsiooni, rituaali või ilusate mõtete tasandile. Tõeline küsimus on hoopis, kuidas elad sa oma teadlikkust päriselus? Kuidas väljendub sinu sisemine tõde sinu igapäevastes valikutes? Kas sinu südametarkus on nähtav ka sinu suhetes, otsustes ja tegudes? See energia õpetab dünaamilist tasakaalu, mitte jäika tasakaalu, kus kõik peab olema kontrolli all, vaid voolavat tasakaalu, kus inimene jääb iseendaks ka muutuste keskel. Punane taevarändur aitab tuua taevase tarkuse maisesse ellu. Ta meenutab, et just sina oled see sild, mille kaudu saab rohkem valgust, teadlikkust ja armastust siia maailma tulla. Selle aasta varjatud tugi on kollane inimene. Kollane inimene kannab vastuvõtmise, avatuse, alkeemia ja sisemise anumaks olemise energiat. Ta kutsub meid tühjendama end kõigest, mis meid enam ei teeni, et saaksime vastu võtta uut selgust, uut teadlikkust ja kõrgemat juhatust. Kollase inimese üks oluline õpetus on algaja meel. See tähendab valmisolekut mitte teada, valmisolekut kuulata, õppida ja näha asju uue pilguga. Kui meie sisemine karikas on täidetud vanade uskumuste, hinnangute, hirmude või jäikade tõdedega, siis on raske vastu võtta midagi uut. Aga kui loome enda sisse ruumi, võib sinna voolata uus teadmine ja värske elujõud. Selle energia kaudu võib toimuda sügav sisemine ümberhäälestumine. Mõnikord võime tunda,
et meie sisemine süsteem justkui muutub. Meie mõtlemine, tundlikkus, vajadused ja arusaamad võivad hakata ümber kujunema. Seepärast on oluline hoolitseda oma keha, närvisüsteemi ja sisemise ruumi eest, lubades endale vaikust, vett, puhkust, kohalolu ja meenutada, et keha ei ole vaimse tee takistus, vaid püha anum, mille kaudu me elu kogeme. Selle aasta väljakutse ja ühtlasi suur muutumise kingitus on sinine torm. Sinine torm toob esile transformatsiooni, puhastuse ja sügava sisemise muutumise teema. Mõnikord kogeme muutust kui midagi ebamugavat või isegi hirmutavat, sest vana tahab püsida tuttavas, aga sinine torm ei tule meid karistama, ta tuleb raputama lahti seda, mis on muutunud jäigaks, kinni jäänud või elutuks. See energia võib tuua nähtavale tunded, mida oleme võib-olla kaua vältinud. Hirmu, kurbust, viha, jõuetust, sisemist segadust või tunnet, et midagi peab muutuma. Samuti võib see tuua nähtavale meie põgenemismustrid, selle, kuidas me püüame ebamugavaid tundeid vältida, töö, tegevuse, sõltuvuste, suhete, ülemõtlemise või kontrollimise kaudu. Sinise tormi õpetus on tõeline vabanemine. Ei sünni põgenemisest, vaid kohalolust. Kui inimene lõpetab enda eest ära jooksmise ja julgeb oma sisemisele tõele otsa vaadata, hakkab suur muutus tegelikult tööle tema kasuks. Torm ei tule selleks, et sind lõhkuda. Torm tuleb selleks, et puhastada tee sellele, mis tahab sündida. Selle aasta loomulikuks toeks on valge koer. Valge koer kannab südame, tingimusteta armastuse, ustavuse ja tõelise läheduse energiat. See aasta võib tuua meie ellu inimesi, kellega tekib sügav äratundmine. Need võivad olla südamekaaslased, hingetasandi sõbrad, õpetajad, teejuhid või lihtsalt inimesed, kelle juuresolekul tunneme, et meid nähakse päriselt. Valge koera energia meenutab, et me ei pea kõiki protsesse üksi läbima. Samal ajal toovad suhted nähtavale ka need kohad meie sees, mis vajavad ausust, tervenemist või suuremat armastust. Lähedus võib näidata, kus vajame selgemaid piire, kus on vaja rääkida ausalt, kus tuleb märgata oma päris vajadusi ja kus on aeg loobuda suhetest või dünaamikatest, mis ei toeta enam südametõde. Valge koer õpetab, et armastus ei tähenda alati kõigega nõustumist. Mõnikord tähendab armastus ausust, mõnikord tähendab see ustavust iseendale ja mõnikord tähendab see valmisolekut avada oma süda neile, kellega on päriselt ühine tee. Mida ehedamalt sa väljendad seda, kes sa oled, seda lähemale tulevad ka need inimesed, kes sinu tõelise olemusega päriselt resoneeruvad. Punase kuu aasta galaktiliseks tooniks on 8. toon. See toob esile harmoonilise resonantsi, sisemise terviklikkuse ja ühe südametee. Galaktiline toon küsib, kas see, mida sa tunned, mõtled, ütled ja teed, on omavahel kooskõlas. Kui meie sisemine ja välimine maailm on vastuolus, kaotame energiat. Aga kui loome suurema aususe ja kooskõla oma ellu, hakkab ka elu meie ümber muutuma selgemaks ja voolavamaks. Selle aasta üks tähtsamaid teemasid on sisemine terviklikkus, mitte täiuslikkus, vaid ausus, valmisolek näha, kus oled iseendast eemaldunud ning kutsuda ennast õrnalt tagasi keskmesse. Galaktiline toon aitab märgata, milliste inimeste, tegevuste, kohtade ja valikutega sul on loomulik resonants. Ta meenutab, et harmoonia ei sünni välisest kontrollist. Harmoonia sünnib siis, kui sa liigud kooskõlas iseenda tõe ja suurema eluvooga. See on aasta, mis kutsub sind elama rohkem ühe südame teed. Kokkuvõtteks, mida see aasta toob? Punase galaktilise kuu aasta võib tuua sügavat puhastust, sisemist ärkamist ja olulisi muutusi. See on aasta, mis aitab märgata, mis enam ei tööta, mis vajab vabastamist ja mis tahab uuel viisil sündida. See kutsub sind kuulama oma sisemist teadmist, märkama elumärke, lubama tunnetel liikuda,
hoolitsema oma keha ja sisemise ruumi eest, julgema muutuda ja avama oma süda neile, kellega sul on tõeline resonants. See ei pruugi olla ainult kerge aasta, aga see võib olla väga tõene aasta. Aasta, mil miski sinust saab puhtamaks, selgemaks, vabamaks. Ja kui lubad elul läbi enda voolata, võid avastada, et sinu sees on rohkem tarkust, rohkem valgust ja rohkem jõudu, kui sa võib-olla seni oled endale lubanud uskuda. Punane galaktiline kuu aasta kutsub sind mäletama, kes sa tegelikult oled. Kui soovid, võid minuga lõpetuseks kaasa teha ühe lihtsa väikese meditatsiooni. Võid võtta hetke vaikuseks. Hinga rahulikult sisse ja välja. Kujutle, et seisad punase kuu valguses rahuliku vee ääres. Vesi sinu ümber on selge ja pehme. Kõik, mida sa enam ei vaja, võib tasapisi lahustuda ja voolata minema. Sinu südames süttib vaikne valgus. See valgus ei ole uus. See on alati sinus olemas olnud. Sa lihtsalt mäletad seda taas. Ütle endale, ma luban elul läbi enda voolata. Ma vabastan selle, mis on lõppenud. Ma mäletan, kes ma olen ja ma liigun edasi suuremas kooskõlas oma südamega. Hinga rahulikult sisse ja välja. Head punase galaktilise kuu aastat!